Vaatamata paljudele läbikukkumistele lahinguväljal on üks asi, millega Venemaa saab alati Ukrainat ähvardada – tuumaoht. Alati varitsev ja pidevalt Putini ning tema kaaslaste poolt mainitud on Venemaa tuumarelvad viimane ülekõrs, viimane abinõu. Pidev oht, mida Ukraina peab väga tõsiselt võtma. Ukrainal on vaja omaenda võrreldavat ähvardust. Midagi, mis võimaldaks tal vastata tulega tulele iga kord, kui Putin vihjab, et tuumarünnak võib olla teel. Suurbritannia võib selle ähvarduse just pakkuda. Uus ringluses olev ettepanek võib tähendada, et Suurbritannia ähvardab Ukraina pärast Venemaad tuumarelvaga. Suurbritannia tuumakaitse vihmavari laieneb ja hakkab kaitsma Ukrainat aatomvihma eest. Pärast Brexiti sõlmitud lepingus, mis on esitatud uuele peaministrile Andy Burnhamile, kaalub Suurbritannia oma tuumakaitse vihmavarju laiendamist mitmele NATO-välisele Euroopa riigile, sealhulgas Ukrainale. Esialgu koostas selle Nick Bowles, kes oli konservatiivide parlamendiliige, kuid lahkus parteist 2019. aastal ning aitas hiljem endisel tööpartei peaministril Sir Keir Starmeril oma valitsust moodustada. Ettepaneku kohaselt kasutaks Suurbritannia oma tuumarelvastust heidutusena, et toetada Ukrainat, Norrat, Šveitsi ja mitmeid Lääne-Balkani riike. Oluline on ka Brexiti järgse kokkuleppe mainimine, kuid selleni jõuame veel. Peamine uudis siin on see, et kui see ettepanek muutub poliitikaks ja mis veelgi olulisem, kui Euroopa Liit nõustub Suurbritannia soovidega vastutasuks, saab Ukraina lõpuks taas tuumakaitse. Ukraina arvab, et on juba aeg. Kogu rahvas on oodanud, et keegi pakuks neile midagi sarnast sellele, mis neil kunagi oli. See polnudki nii ammu, kui Ukrainal olid oma enda tuumarelvad, omamoodi omad. Nõukogude IKEOL olles oli Ukraina üks mitmest riigist, kuhu Nõukogude Liit paigutas tuumarelvi. Kui Nõukogude Liit lagunes, jäid need relvad Ukrainale alles. Täna soovib Ukraina tõenäoliselt, et oleks need endale jätnud. Kuid 90ndate alguses, kui Venemaa püüdis kõiki teiste riikide territooriumile paigutatud tuumarelvi tagasi saada, pidas Ukraina läbirääkimisi kokkuleppe üle, mis tema arvates oleks talle kasulik. Mõistes tuumarelvade oma territooriumil hoidmise taktikalisi eeliseid, kasutas Ukraina nende relvade tagastamist hoovana, et saada teatud garantiisid. Tulemuseks olid Budapesti memorandum ja 3-poolne avaldus. Eriti oluline oli neist esimene Ukrainale. 1994 aasta. Budapesti memorandumi kohaselt andsid USA, Ühendkuningriik ja Venemaa Ukrainale julgeolekutagatised, mis puudutasid tema suveräänsust. Olles veendunud, et neid lubadusi täidetakse, andis Ukraina umbes 1900 strateegilist tuumalõhkepead Venemaale tagasi, väidetavalt hävitamiseks. 20 aastat hiljem rikkus Putin selle kokkuleppe. Ta annekteeris ebaseaduslikult Krimmi, üritas sama teha Donbassis ning 8 aastat hiljem alustas täiemahulist sissetungi Ukrainasse, mida Venemaa üritab tänaseni lõpule viia. Alates 2014 aastast on Ukraina esitanud suure küsimuse. Miks ta loobus tuumarelvadest, kui läbiräägitud kokkulepped osutusid sisutuks? See on hea küsimus ja paljud Ukrainas on sellega viimase 10 jooksul maadelnud. Ukraina president Volodymyr Zelenski on korduvalt nõudnud, et Ukraina võetaks vastu NATO-sse ja Euroopa Liitu, osaliselt selleks, et saada neid julgeolekugarantiisid, mis tal pidid olema, kuid millest ta ilma jäi. Kumbki pole siiani juhtunud. Aga nüüd, kui see uus ettepanek on laual, näib, et Ühendkuningriik valmistub astuma samme ja pakkuma seda tüüpi tuumakaitset, millest Ukraina üle 30 aasta tagasi oma suveräänsuse kaitsmiseks edutult loobus. See on kõik, mida me seni selle ettepaneku kohta teame. Me mainisime varem endist konservatiivide parlamendiliiget Nick Bowlesit. Tema on Ühendkuningriigi plaani taga, mis on nüüd saadetud mitmele Ühendkuningriigi tippisikule, sealhulgas Burnhamile ja Ühendkuningriigi riikliku julgeolekunõunikule Jonathan Powellile. Ettepaneku kohaselt kutsuks Ühendkuningriik Ukraina ja teised mainitud riigid liituma Euroopa Konföderatsiooniga, mille raames pakub Ühendkuningriik oma tuumakaitset NATO-sarnase vastastikuse kaitseklausli alusel. See näib viitavat põhimõttele tuumarelv tuumarelva vastu. Kui Venemaa kasutab oma tuumarelvi Ukraina vastu, vastaks Ühendkuningriik, kasutades oma tuumarelvi Venemaa ründamiseks. Militani lisab, et ettepanek sisaldab ka kohustust, et Ukraina peab täitma ja on ebatõenäoline, et see oleks nõue, millest Ukraina keeldub. Ukrainal oleks Euroopa Konföderatsioonis eriline roll, kuna tal oleks kohustus hoida piisavalt suurt sõjaväge, et olla tõkkeks tulevasele Venemaa sissetungile pärast sõja lõppu. Sisuliselt teeb Ühendkuningriik ettepaneku, et Ukrainast saaks Venemaa vastu võtmetähtsusega idarinne, mis ongi tegelikult juba tema roll. Lisaks kutsuks Ühendkuningriik Ukrainat jagama oma teadmisi ja kogemusi mehitamata tehnoloogia vallas Euroopa partneritega. Ka seda teeb Ukraina juba praegu. Nii et siin näeme kokkulepet, kus Ühendkuningriik pakub Ukrainale tuumakaitset vastutasuks selle eest, et Ukraina jätkab lihtsalt seda, mida ta on juba aastaid teinud. Lihtne ja selge, eks? Kahjuks on selle kõige juures üks aga.
Ühendkuningriigil on selle ettepanekuga varjatud motiiv ning meie viide Brexiti järgsele kokkuleppele annab vihje, mis see motiiv on. Ajaleht The Telegraph teatab, et Ühendkuningriik soovib siduda selle tuumakaitse laiendamise pakkumise kokkuleppega, mis võimaldaks Ühendkuningriigil taastada juurdepääsu Euroopa Liidu ühtsele turule, mis võimaldaks Ühendkuningriigi ja EL-i liikmesriikide vahel kaupade vabakaubandust. Seega ühendaks Euroopa Konföderatsioon EL-i vabakaubandustsoonid Ühendkuningriigiga ning pakuks lisaks tuumakaitset Ukrainale ja teistele. Praegu ei ole teada, kas need, keda Ühendkuningriik konföderatsiooni kutsub, saaksid selle kokkuleppe alusel ka juurdepääsu EL-i ühtsele turule. See, mida Ühendkuningriik siin teeb, on oma tuumaarsenali kasutamine porgandina, mida hoitakse EL-i nina ees kepi otsas. Bowles pole seda varjanud. Nagu ta ütleb, kui me püüame pidada kahepoolseid läbirääkimisi, et veenda EL-i lubama meil pääseda kaupade ühisturule, siis me ebaõnnestume, ütleb Bowles ja lisab. Aga kui me teeme ettepaneku, mis lahendab ka teisi nende probleeme, näiteks Ukraina, siis võib seda olla lihtsam maha müüa. Saame selgitada, et see pole lihtsalt isekas Briti tehing. See on tehing, mida saate kasutada ka teiste probleemide lahendamiseks. Pakk tuleb muuta ahvatlevamaks, et Ühendkuningriik saaks pärast Brexiti taas EL-iga õigetele rööbastele. Tuumakaitse pakkumine Ukrainale ja teistele on mesi, mille Ühendkuningriik on otsustanud sellesse potti panna. Ja Jar lisaboonusena on Ühendkuningriik lubanud, et kui kokkulepe vastu võetakse, kulutab ta kaitsele 3,5% oma sisemajanduse koguproduktist. Teisisõnu, Ühendkuningriik töötab selle nimel, et saada Euroopa kaitsemasinas veelgi väärtuslikumaks lüliks, kui ta juba on, laiendades samal ajal oma tuumavihmavarju. Nii et Ühendkuningriigil on siin ka oma huvid mängus. Ja on lihtne mõista, miks, kui arvestada, mida Ühendkuningriik on Brexiti järel kaotanud, kaotades juurdepääsu Euroopa Liidu ühtsele turule. Euroopa Reformikeskuse andmetel on Brexiti kaubanduskulud Ühendkuningriigile olnud tohutud. Eksport Euroopa Liitu on vähenenud 12% võrra, samal ajal kui import EL-ist Ühendkuningriiki on langenud 16%, ütleb keskus. Arvestades neid kaotusi globaalsel tasandil, tähendab see lõpuks, et Ühendkuningriigi ülemaailmne eksport on vähenenud 5% ja import 8%, võrreldes sellega, kuidas kaubandus oleks olnud, kui Brexitit poleks toimunud. Teised analüüsid, näiteks Bloomi ja Inglismaa panga majandusteadlaste poolt 2026 aasta juunis läbi viidud uuring, viitavad sellele, et Brexit on Ühendkuningriigile maksma läinud 10 aasta jooksul 6% majandusest, millest suur osa on seotud ühtse turuga. Kõik see kokku tähendab miljardite dollarite väärtuses kaotatud kaubandust. Ühendkuningriik püüab seda raha tagasi saada, kasutades oma tuumavihmavarju läbirääkimiste taktikana. Kui see tundub Ukraina jaoks veidi liiga tingimuslik, siis on sellel kokkuleppel veel üks osa, millest me pole veel rääkinud. Bowles osutab, et tema pakutud uus strateegia on vajalik ka seetõttu, et Euroopa pole enam kindel, kas USA tuleks appi, kui Venemaa ründaks tuumarelvadega. Bowlesi sõnul pole mingit garantiid, et USA president Donald Trump või ükskõik milline tulevane president kaitseks Euroopat nii, nagu see oleks Kansas, kui kõige hullem stsenaarium peaks juhtuma. See väide peegeldab usaldamatust USA suhtes, mis nüüd Euroopas valitseb. Mõned väidavad, et põhjusega. Trump on korduvalt kritiseerinud NATO Euroopa liikmeid selle eest, et nad ei maksa organisatsioonis oma osa, minnes isegi nii kaugele, et väitis 2024 aasta jaanuaris, et ta ei aitaks Euroopat, kui seda rünnataks. Trump on viimastel kuudel teatanud ka vägede vähendamisest Euroopas, sealhulgas mais tehtud avaldusest, et USA viib Saksamaalt ära 5000 oma sõdurit. Trump on vihjanud, et see võib olla alles algus, öeldes tol ajal, me vähendame oluliselt ja vähendame palju rohkem kui 5000. Ajakiri Time teatab, et on vihjeid, et järgmisena võivad USA vägesid kaotada Hispaania ja Itaalia. See viide USA-st lahtisidumisele meeldib Euroopa Liidule. 10. augusti raportis ütles Insider, et EL otsib aktiivselt võimalusi vabaneda oma sõltuvusest Ameerika tehnoloogiast. Seega asetab see end olukorda, kus ta saab arendada ja müüa relvi ilma USA heakskiiduta. EL on isegi seadnud eesmärgiks, et vähemalt 50% kaitselepingutest täidetakse Euroopa turu poolt aastaks 2030, mis on rohkem kui kahekordne tänase 22% võrreldes. Tuume selle tagasi Ukraina juurde. Praegu on Ukrainal Ühendkuningriigi poolt pakutav võimalik tuumavihmavari, mis võiks katta kogu riiki, mis on suurepärane uudis. Jah, sellele ettepanekule on lisatud tingimused. Ühendkuningriik soovib Euroopa Liidult midagi, et see kaitsevarju laiendus teoks saaks. Kuigi ettepanek näib tõesti andvat EL-ile palju vastu. Kui eeldada, et ettepanekust saab parlamendipoliitika ja EL ütleb jah, jõuame ühe küsimuseni. Ühendkuningriik laiendab oma tuumavihmavarju, aga mida see tegelikult tähendab nii Ukraina jaoks kui ka Venemaale tekkida võiva ohu mõttes? Vastame sellele küsimusele kohe. Kõigepealt tuletame meelde, et vaatate sõjasaadet. Kui saate meie kanalilt väärtuslikku teavet, kaaluge tellimist ja märguannete sisselülitamist, et ei jääks ühestki meie videost ilma.
Ühendkuningriik on üks 3 NATO riigist, kellel on juurdepääs tuumarelvadele. Teised 2 on USA ja Prantsusmaa. Me ei hakka teesklema, et Ühendkuningriigil oleks võrreldes Venemaaga tohutu tuumarelvade varu. Seda tal ei ole. Kuid see, mis tal on, Bullets of Atomic Scientistsi andmetel on tal umbes 225 tuumalõhkepead, millest kuni 120 on operatiivselt kasutatavad. Ühendkuningriigi Vanguard-klassi tuumaallveelaevades, mis kannavad ballistilisi rakette. Seega Ühendkuningriigil ei ole tuumatriaadi. Tal on allveelaevad, millest igaühes on 16 raketitoru, mida saab kasutada tuumarakettide vaenlase pihta tulistamiseks. Venemaad saab nende rakettidega sihtida. Ühendkuningriigi allveelaevad võivad Venemaa pihta tulistada Põhjamerelt, Läänemerelt ja mitmest teisest kohast. Nii et Ukrainal ei ole vaja muretseda, et Ühendkuningriigi ähvardus on tühi ähvardus. Nuclear Threat Initiative ehk NTI pakub veidi rohkem teavet. See ütleb, et iga Ühendkuningriigi Vanguard-klassi allveelaev võib kanda kuni 40 tuumaraketti. 4 allveelaevaga on maksimaalne võimekus 160 tuumarelva, kuigi Ühendkuningriik eelistab jääda varem mainitud 120 juurde. Siiski on Ühendkuningriigi tuumaprogrammi kohta mõned murekohad, mis vajavad lahendamist. Esimene probleem on see, et Ühendkuningriik ei ole pärast Nõukogude Liidu kokkuvarisemist ühtegi tuumakatsetust läbi viinud. NTI andmetel viidi neist viimane katse läbi 1991 aastal. See tekitab küsimusi selle kohta, kui hästi on Ühendkuningriigi tuumarelvade varu hooldatud ja mis veelgi olulisem, kas kõik raketid tegelikult ka käivituvad, kui selleks vajadus tekib. Teine murekoht on Ühendkuningriigi ainulaadne tuumarelvastuse korraldus. Lisaks sellele, et Ühendkuningriigil on tuumalöögi andmiseks vaid üks võimalus, ega ole õhu- ega maapealseid rakette, on kogu nende tuumaprogramm väga tihedalt seotud Ameerika Ühendriikidega. 1958 aasta USA ja Ühendkuningriigi vastastikuse kaitselepingu alusel need 2 riiki vahetavad omavahel teadusuuringuid, väljaõpet, tehnoloogiat ja tuumamaterjale. Võib öelda, et lõviosa sellest vahetusest on teinud Ameerika Ühendriigid. Ühendkuningriigi Tridenti raketid pärinevad varudest, mida jagatakse USA mereväega. Kas see tähendab, et Ühendkuningriik ei saa oma rakette ilma USA loata välja lasta? Ei, väliselt on Ühendkuningriigi tuumarelvade süsteemid iseseisvad, kuid nagu tuumadesarmeerimise kampaania välja toob, sõltub Ühendkuningriik oma tuumasüsteemides tugevalt USA-st. Need Tridenti raketid, mida me varem mainisime, peavad regulaarselt naasma USA baasi Kings Bay's, Georgias, hoolduseks ja asendamiseks. Katsed viiakse tavaliselt läbi USA poolt ja kampaania märgib, et on väga ebatõenäoline, et Ühendkuningriik laseks tuumarelva välja ilma esmalt USA heakskiitu küsimata. See seab kahtluse alla Ühendkuningriigi plaani selle osa, mis näeb ette Euroopa kaitse lahutamist USA-st, kuid see ei tähenda, et Ühendkuningriigi tuumaohu tuleks maha teha. Ühendkuningriigil on endiselt tuumarelvad ja väga ebatõenäoline ei tähenda võimatut, kui rääkida Ühendkuningriigi võimalusest lasta tuumarelv välja ilma USA loata. Venemaa kindlasti ei alahinda Ühendkuningriigi poolt kujutatavat tuumaohtu. Ühendkuningriik ei küündi Venemaani, kui rääkida nende tuumaarsenali suurusest. Venemaal on ligipääs 5459 tuumarelvani, väidab rahvusvaheline tuumarelvade kaotamise kampaania. Kuigi mitte kõik neist pole aktiivsed. Venemaal on ka rohkem võimalusi nende tuumarelvade väljalaskmiseks, kuna tal on täielik tuumatriaad, mis hõlmab allveelaevu, pommituslennukeid ja maismaapõhiseid stardipaiku. Venemaa on samuti tegelenud tuumarelvade moderniseerimisprogrammiga, mille eesmärk on tagada, et tema tohutu arsenal oleks vajadusel tegelikult kasutatav. Need arvud võivad panna Ühendkuningriigi tuumavaldkonnas Venemaaga võrreldes tühisena paistma, kuid see ei pruugi sugugi nii olla. 2025. aasta juulis avaldas RAND uuringu, milles toodi esile, et Ühendkuningriigi tuumaraketiarsenal on küll väga sõltuv USA-st, on siiski Venemaa jaoks piisavalt usutav oht, mis suudab põhjustada vastuvõetamatuid kahjusid. Juba see üksinda näitab, et Ühendkuningriigi tuumakaitse laiendamine Ukrainale oleks tohutu samm. Putinil oleks palju, mille üle mõelda. See viib meid sujuvalt selleni, mida see kõik tähendab Ukraina ja tema sõja jaoks Venemaaga, eeldades, et Ühendkuningriigi ettepanek saab poliitikaks. Tuumaohu asendamine, mille Ukraina 90-ndatel kaotas, oleks ilmselgelt tohutu samm, eriti seetõttu, et see annaks Ukrainale lõpuks võimaluse vastata Venemaale, kui Putin oma tuumaähvardusi loopima hakkab. Ja need ähvardused on pidevad. 2023 aasta märtsis ähvardas Venemaa paigutada tuumarelvi Valgevenesse, mida ta näib olevat ka teinud. See riik piirneb Ukrainaga, nii et on üsna selge, kellele see ähvardus oli suunatud. 2024 aastal kiitis Vladimir Putin heaks muudatuse Venemaa tuumadoktriinis, mis alandas Venemaa tuumarelvade kasutamise lävendit. Juba 2022 aasta veebruaris, kui Vladimir Putin teatas oma sissetungist Ukrainasse, sisaldas tema videopöördumine vaevu varjatud tuumaähvardust, mis oli suunatud sama palju läänejuhtidele kui Ukrainale endale. Liigume edasi.
2026 aastamaini, mil Venemaa viis koos Valgevenega läbi tuumaõppused maal, merel ja õhus, kaasates tuhandeid sõdureid. Venemaale meeldib oma tuumajõudu demonstreerida ja kuigi mõned võivad seda pidada nõrkuse märgiks, eriti arvestades Venemaa läbikukkumisi Ukrainas, see ei muuda fakti, et Venemaa võiks Ukrainat täielikult hävitada tuumarelvadega, kui Putin peaks mõistuse kaotama ja otsustama anda loa rünnakuks. Ühendkuningriigi tuumakaitse all oleks Ukrainal vähemalt heidutusvahend, võimalus vastata tulele tulega, mis tähendab, et Venemaa peaks iga tulevase tuumarünnaku üle pikalt ja põhjalikult järele mõtlema. Lõpuks näitab Ühendkuningriigi ettepanek ka seda, et Euroopas toimub laiem nihe, kus püütakse Venemaale esitada tõsisem tuumaähvardus. Lisaks Ühendkuningriigile on ka Prantsusmaal omaenda tuumarelvastust, mis aitab kaasa. United24 Media teatel käivad praegu Ameerika Ühendriikides arutelud võimaluse üle paigutada NATO baasidesse Euroopas kaheotstarbelisi lennukeid, mis suudavad kanda nii tavapäraseid kui ka tuumarelvi. Seega ei saa Ameerika Ühendriike veel Venemaa jaoks tuumaohuna kõrvale jätta. Kui need arutelud viivad millegi konkreetse tulemuseni, ei pruugi Ühendkuningriigi ettepanekus sisalduvat irdumise elementi vaja minna. Lisaks tegi Soome parlament juunis ajaloolise hääletuse. 125 poolthäälega, 61 vastu, tühistas Soome keelu tuumarelvade ladustamisele oma territooriumil. Soomel endal tuumarelvi ei ole. Kuid selle keelu tühistamine tähendab, et USA, Ühendkuningriik ja Prantsusmaa võivad kõik tuumarelvad Soome tuua, asetades need praktiliselt Venemaa piirile. Tööd on veel teha. Praegu on Ühendkuningriigi ettepanek vaid ettepanek. See on esitatud Burnhamile, kuid ta pole seda veel Ühendkuningriigi poliitikaks muutnud. Ja kui ta seda teeb, arutab Euroopa Liit kaasnevaid tingimusi, mis tähendab, et Ukraina peab ootama ja vaatama, kas Ühendkuningriik suudab oma tuumarelvade abil ühisturule tagasi pääseda. Aga kui kõik õnnestub, on Venemaa mures ja peakski olema. Üks tugevamaid kaarte, mis Putinil käes on, võib olla kohe käest libisemas. Putinil peab Ühendkuningriigist juba kõrini saama. See tuumaplaan on lihtsalt viimane hoop, mille Ühendkuningriik on Venemaale andnud. Juba juulis teatas Ühendkuningriik, et saadab oma lipulaeva lennukikandja HMS Prince of Walesi Arktika vetesse. Uuri välja, miks Ühendkuningriik selle sammu astus ja kuidas see on seotud Venemaa agressiooni piiramisega, vaadates meie videot. Ja kui sulle see video meeldis, ära unusta tellida sõjasaadet, kus jälgime viimaseid arenguid Ukraina sõjas ja laiemas Euroopa kaitsesüsteemis. Ja nagu alati, aitäh vaatamast!